Tere tulemast vaatama saadet elust ja poliitikast. Täna on meil saates EKRE naispoliitikud Eva Helme, Helle-Moonika Helme ja mina olen saatejuht Evelin Poolamets. Täna teeme tagasivaate Riigikogu kevadistungjärgule. EKRE on opositsioonina pidanud tugevaid lahinguid, et takistada Eestit kahjustavate seaduste vastuvõtmist. Ja ausalt öeldes tekitab minus juba õõva, kui tuleb valitsusesindaja pulti uut seadust eelnõud tutvustama ja mul on jälle selline tunne, et mis õudus sellega kaasneb, et mõned positiivsed seadused on pigem olnud varasemate halbade seaduste nagu parandused, aga mitte midagi head mulle ei meenu. Ja ma küsingi, Moonika, sinu käest, et kui nüüd teha väike edetabel, milline kõige hullem seadus sulle esimesena meenub? Mis on Eesti elu kõige rohkem nagu kahjustanud ja millel on kõige kahjulikumad tagajärjed? No eks enne läheb issanda väike looja, kui selle loeteluga võib-olla lõpuni jõuab, aga need seadusi on nagu selles mõttes, ma jagaks neid nagu teemadesse, et mis kõik teevad Eesti elu halvemaks, aga kui sa küsid nüüd niimoodi suurelt ja laialt, siis loomulikult kõik, mis puudutab energeetikat. Absoluutselt kõik, mis puudutab energeetikat, kõik see ideoloogilise agenda, mis on mõistuse vastane, mis on füüsikaseaduste vastane, mis on nagu kõige normaalsuse vastane, mis on nagu siiani toiminud, meie majandust edasi viinud, meie elu edasi viinud, meie heaolu parandanud, kõik see, me tegelikult teame, see sai alguse tegelikult ju sellest, kui Kaja Kallas ajas siis Riigikogu, kui ta oli veel peaminister, ühe tema valitsuse ajal, siis kui ta ajas terve Riigikogu suvel kokku, et vastu võtta siis see seadus, millega siis Eesti võttis kohustuse aastaks 2035 kliimaneutraalseks saada ja sealt edasi hakkasid ka siis loodi kliimaministeerium, siis kõik need kõik asjad, mis ükskõik kellega sa räägid, kui sa räägid väikeettevõtjaga, sa räägid tavalise inimesega või sa räägid mingi suurema ettevõtjaga, et äkki teeks nagu asju teistmoodi, siis kõik ütlevad, eks ole, me ei saa, me peame täitma seadust. Ja selles seaduses said kõik teised halvad seadused alguse, just mis puudutab meie energeetikat, meie hakkamasaamist, meie toimetulekut. See ulatub nüüd põllumajandusse, see hakkab ulatuma metsandusse, see ulatub kuni selleni välja, et tõesti ahjud keelatakse võib-olla ära, pliidi kütmine keelatakse ära. Et seda jaburust on nagu nii palju, aga ja siis teine teemavaldkond loomulikult on need maailmavaateliselt ideoloogilised seadused, nagu siis nõusoleku seadus, siis ma ütleksin kindlasti ka NETS, eks ole, uus NETS, millega Karmen Joller tuli, kus siis väga nagu põhimõtteliselt kirjutatakse ümber ma ütleksin isegi, et perekonnaõigus selles mõttes, et kui siiani perekonnaõiguses ikkagi lapsevanem vastutas ise oma lapse eest, siis nüüd selle järgi vähemalt lapse tervise otsused võetakse vanemate käest ära ja antakse siis nii-öelda riigile, kelle esindajaks on siis kooliõed. Me oleme sellest tegelikult pikalt rääkinud, me ei hakka siin pikalt rääkima. Loomulikult ka see kõik, mis meil on hariduselus toimunud, ehk et Haridus-Teadusministeeriumist ka tuleb ainult halbu asju ja see kõik on ju põhimõtteliselt viinud selleni, et meil see, mis meil koolis on, meil juba varsti teist põlvkonda lapsi, me vaatame, mis toimub siis alghariduses, siis seal põhihariduses, juba teist põlvkonda lapsi põhimõtteliselt enam ei harita. Et see on palju erinevaid põhjusi, eks ole, see, kuidas õpetajate elu ja tegevust on reguleeritud, siis kuidas nagu koolielu laiemalt on reguleeritud ja kõik see kokku, kuni siin oli välja, et enam eksameid ei tohi teha ja siis ei tohi hindeid panna ja see kõik, kuhu see välja viib, et seda me arvame, me kõik juba näeme ja hakkame aina rohkem nägema, et neid seadusi on tegelikult väga palju. See on viinud tegelikult selleni,
selleni, et noorte hulgas on ka väga kõrge tööpuudus, et noored istuvad meil sohva peal vanemate tagakambris, aga tõesti, Monika, sa tõid õigesti välja, et meie majanduslik olukord on ju väga kehv ja see kõik on energiahindadega seotud ja Rahvusvaheline Valuutafond kui ka Eesti Pank on hoiatanud, et kui me jätkame senisel kursil, kus tegelikult laenu võetakse ju jooksevkulude katteks, siis Eestit ootab ees pankrot. Samas need majanduslikud otsused on võimalik kiiresti teistpidi pöörata, aga Eeva, meil on ju rida neid immigratsiooniga seotud seadusi. Tõepoolest, Monika tõi välja need olulisemad seadused, mis meie Eestis siin elu teevad raskemaks ja keerulisemaks, aga immigratsiooniseadused, mis on vastu võetud, ma ütleksin, et need on ikkagi nagu veel kahjulikuma siis jäljega kui energeetikaseadused, sest et kui meil on nüüd lõdvendatud võõrtööjõu sisse toomise seadusi kõikvõimalikul moel, meil ratifitseeriti ära Rootsi vangide leping ja juba, eks ole, Põllumajandus- ja Toiduamet lubab ka siin halal tapmisi ja kõike veel, et sellel on tulevikus selline jalajälg, et millega hakkavad meie lapsed ja lapsed tegelema, sest me näeme ju seda, mis on Euroopas, mis on Rootsis, mis on Suurbritannias, kõik tänu sellele, et kõik siis kolmandast maailmast need noored mehed olid teretulnud ja oodatud nendesse riikidesse. Samas kaitsepolitsei aastaraamat juba hoiatab, et meil on hüppeliselt kasvanud moslemite kogukond ja nüüd Tartu vanglate täitmine moslemitega. Mis sa arvad, Monika, mis tagajärg sellel olla võib? No kaitsepolitsei ei ole mitte ainus institutsioon, kes on tähelepanu juhtinud ja kes nagu muret tunneb, ütleme siis niimoodi, see on nagu pehmelt öeldes muret tunneb, et meil on tegelikult kogu sisejulgeolek on nagu sellises valveseisundis ja murelik, aga jällegi meil on kuidagi jõudnud sinnani, kus lihtsalt poliitilisi otsuseid rammitakse läbi, mitte kedagi ei kuulata ja ei kuulata siis neid inimesi, kes igapäevaselt puutuvad sellega kokku oma igapäevatöös probleemidega, ei kuulata neid inimesi, kes teevad siis analüüsi võib-olla selle kohta, mis on nagu väljaspool Eestit on juba toimunud, lihtsalt rammitakse neid asju edasi, et see ongi nagu väga suur mure meil just nimelt tuleviku pärast, et me praegu ja see valitsus just, neil on küll toetus mingisugune 12%, kõigub seal 11, 12, 13, juba pikemat aega, et tegelikult neil ei ole mingit legitiimsust neid otsuseid praegu Eesti riigi ja rahva tuleviku seisukohalt vastu võtta, aga mida me näeme, on see, kuidas nad selle madala toetuse baasilt kokku liimituna siin Riigikogus võtavad ja suruvad ja rammivad läbi kõiki neid seadusi kiirkorras. Nüüd tuleb siis istungite vaba periood ja nüüd viimased 2 nädalat on olnud hullumeelse tempoga, on menetletud kõiki neid ilgusi läbi siis Riigikogu suure saali. Ehk et muidugi ükskõik mida siis opositsioon või ka kriitikud väljastpoolt ütlevad, siis need nii-öelda 12% võimulolijad siis tuimalt lihtsalt teatavad, eks ole, meie Riigikogu on otsustanud, Riigikogu otsustas kõiki neid asju, et meie nagu ei puutu siin üldse asjasse, et ma ütlen veel kord, et kui nüüd järgmise aasta märtsis toimuvatel Riigikogu valimistel neid Eesti rahvas ei kõik hammustavad seda läbi, aga kui nad jällegi lasevad ennast kuidagi ära meelitada ja ära lollitada ja lähevad ja valivad ikka neid inimesi, sest me näeme praegu, kuidas sotsid, kes on ju põhimõtteliselt olid Reformierakonnaga koos valitsuses, kui see 26 uut maksu tehti ja kõik need maksutõusud tehti, et
nad on praegu mängivad, nagu oleks juba ümber sündinud, räägivad kõikidele nende, kritiseerivad kõiki neid asju ja neid otsuseid, et oi, kuidas peaks tegema teisiti ja kõik. Siis ka selle Tartu vangide toomise lepinguga seoses sotsid, kes on kogu aeg immigratsiooni pooldanud, kogu aeg, ma nii mäletan veel mõned aastad tagasi, kui sa julgesid öelda, et no, et tegelikult peaks piirid kinni panema ja kõik, oi, milline rassist sa olid. Nüüd ma lugesin ühe sotsi postitust, kus ta ütles, et oi, kui hea otsuse tegi Euroopa, kes hakkab nüüd immigratsiooni piirama. Et see, kuidas nad, see selline nii-öelda imeline muutumine, millel ei ole mitte mingit muud tagapõhja kui see tõeline populism, ehk et arvavad, et inimesed siis järgmisteks valimisteks unustavad ära, et nemad olid need, kes võtsid lastelt toetuse ära, nemad olid tegelikult need, kes võtsid ära huviringidelt rahad. Ja nüüd krokodillipisaraid opositsioonis olles veeretavad küll laste huvihariduse teemal, küll üldse laste ja perede hakkama saamise teemal ja kõige teemal, ja võitlevad siis moslemi vangide toomise vastu Tartusse, et see on nagu nii silmakirjalik üldse olla saab. Meil oli just siin üks eelnõu ka, kus arutasime, et kas siis liikuva kaamera ette, mis mõõdab kiirust, mida politsei paneb meil teedele, et kas peaks olema see hoiatusmärk, et kunagi 2018. aastal see seadus nii tehti, et märk peab olema, seal ees alguses ka oli, aga Politsei- ja Piirivalveamet on hakanud tõlgendama seda, et kuna seal oli kirjas, et alati peab olema, aga et mitte alati, siis nad lihtsalt on loobunud selle panemisest ja nüüd me siis seadustame selle uuesti, kinnitame üle, et see peab olema ja alati peab olema. Ja siis ma ütlesin, seal sotsid muidugi tulid selle vastu võitlema seal kõvasti, et need nii ei tohi ja kõik. Aga ma ütlesin, et irooniliselt, et tegelikult peaks iga sotsi ette panema ka hoiatusmärgi või helistama, nagu see vanasti oli seda kellukest. 5 meetrit käib keegi ees, helistab kellukest, et siit tuleb sots, et ärge laske ennast ära lollitada sellest silmakirjalikkusest, mida nad nagu 100% edendavad siin. Muide, sotsid on väga edukad olnud. Ma vaatan, et nende reiting on päris kõrge, samas nad valetavad täiesti süüdimatult ja aeg-ajalt, kui nad lasevad ennast lõdvaks, siis tuleb sealt kooriku alt see punane marksist, see inimvaenulik tüüp välja. Ma toon ühe näite, me olime ühel debatil, kus me rääkisime tuulikutest ja tuulikuarendustest ja Lauri Läänemets, sotside juht, ütles, et kui need planeeringud ikkagi venivad ja edasi ei liigu, siis tuleb see maa riigistada ja anda arendajatele. Saate aru, juba ajab sots küüned eraomandi kallale, et me riigistame. Nad tahaks kõik, raha kokku korjata, nii nagu nad omal ajal tegid ja siis oma nii-öelda nomenklatuuri toetada. Aga Eeva, sa tahtsid midagi selle Rootsi vangide kohta ka öelda, et meil oli see arutelu ju päris tuline seal Riigikogus ka. Ja te andsite ikka korraliku lahingu selle lepingu ratifitseerimisel, aga tohutult häirib see, et tõesti selle 13% toetusega koalitsioon surub nii otsustavaid asju läbi. Ja mind häirib ka see, millise entusiasmiga meil hakatakse vastu võtma neid siis moslemi kurjategijaid Rootsist. Et me peame seda arvestama, et need ei ole taskuvargad Ville ja Rulle. Need on Abdullah ja Mohammed, kes on toime pannud jõhkraid kuritegusid. Ja meil, mis siis tehakse? Riigikogu võtab vastu seadus, et nemad kullakesed võivad, teha siis vanglast tupsu, huuletubakat tarvitada, siis juba, et sealiha me neile pakkuma ei hakka, et oodatakse nagu mingeid kalleid külalisi kuskilt kaugelt maalt. Ja see, et me juba praegu on ju niimoodi, et kui vang läheb arsti juurde, siis eriti kui ta on selline ohtlik vang, meid on meil praegu ka vanglates, siis on niimoodi, et terve selle korruse vastuvõtt katkestatakse, kõik tehakse tühjaks, vang tuleb sisse koos oma politseinikust saatjatega ja siis tema saab eelisjärjekorras arsti juurde, kõik need protseduurid tehakse ära ja siis meie Eesti inimene peab ootama ja kui need 600 vangi tulevad, siis ka nemad vajavad, tervishoides, need makstakse loomulikult ka kõik kinni neile, nemad saavad eelisjärjekorras, nemad saavad hambad korda, nemad saavad arsti juurde,
aga isegi rahas ei ole siin asi, eks ole, kas maksab Eesti riik või maksab Rootsi riik, eks ole, no vahe on jah selles, et nad kogu aeg ütlevad, et jaa, Rootsi riik maksab kõik kinni, aga ega meil arste kuskilt juurde ei tule, ega meil siis 24/7, ega meil järjekorda või no selles mõttes ega aega kuskilt juurde ei tule. Meie inimeste siis järjekorrad ju eriarstid ja arstid juurde pikenevad. Kusjuures tegelikult on see lõpuni läbi kirjutamata, läbi mõtlemata. Mäletan, et keegi Riigikogus küsis ka, et kui on vaja vaimset abi või vaimse tervisega on probleem, et kus kohast see psühhiaater tuuakse, kas siis Eesti arst hakkab siis tõlgi vahendusel tegelema vaimsete probleemidega või tuuakse siis Rootsist see arst ja öelda, et oi, et see nüüd kasumlik projekt, mis ei päde, sest me teeme juba ise oma rahadega ettevalmistusi. Lisaks veel on ju nii paljud kulud läbi mõtlemata. Ka kohtunikud on ju sõna võtnud, et kohtusüsteem ei kannata neid uusi juhtumeid. Nad kaebama ju kohe seal igasuguste asjade peale. Ja see ka, et kui need vangid tulevad, meie Eesti riigi maine, et me korraga hakkame teenima kasumit või raha teiste riikide kuritegevuse pealt, et tegelikult on ju need Rootsi vangid ju tõend sellest, et Rootsi riik on läbi kukkunud oma migratsioonipoliitikaga, oma julgeoleku, oma karistuspoliitikaga ja neil ei ole neid vange kuhugi panna. Samas minu meelest nad ei ole teinud mitte midagi selle heaks, et seda immigratsiooni tõkestada või takistada. See tähendab seda, et neid vange tuleb järjest veel ja veel. Ma ei tea, kas nad tegelevad vanglate ehitamisega, sest minu jaoks ei ole see nagu ajutine probleem, vaid see probleem on süvenev, et neid vange, neid moslemitest vange tekib järjest rohkem ja nad saavad teada, kus kohas tore koht Eesti on, eks ole. Ja lähme siis võib-olla astume veel sammu edasi. Selle teema arutusel ma mäletan, kes see ütles, keegi ministritest või keegi, kes oli nagu meile vastamas, ütles ka selle tõe välja, et meil on tegelikult meie immigrandid on nagu teises klassifikatsioonis, eks ole, et meie immigratsioon, mis on siiani olnud, ei ole mitte moslemiriikides, meil ei ole nagu nii-öelda moslemi immigrandid, meil on slaavi riikides. Ja meil tulevad endistes Nõukogude Liidu aladelt, eks ole. Just. Aga ka nende, kuidas ma ütlen, selline õiguslik käitumine hoopis teine, ehk et nendest vangidest, kes meil on tegelikult 2/3, nii-öelda ikkagi siis need immigrant päritolu siis endise Nõukogude Liidu alalt ehk slaavi riikidest. Aga kui me nüüd mõtleme, et me, nii nagu Eeva ütles, et me oleme oma uksed avanud, nüüd 2 seadust võeti vastu, kus me lõdvendasime immigratsioonipoliitikat ja sisserändepoliitikat, ehk et me tegelikult selle läbikukkunud immigratsioonipoliitikaga, mille tõttu siis Rootsist hakatakse vange meile importima, me selle ise ju tekitame endale ka, et ma nagu mõtlen seda, et huvitav, et kuhu siis me hakkame panema tulevikus neid oma moslemi kurjategijaid, kui meie vanglates istuvad Rootsi moslemi kurjategijad, et kas me siis peame hakkama siis vanglaid juurde ehitama, eks ole, jälle kulutame raha, et jälle uued vanglad, ka vanglaehitus oli kallis, ma mäletan, kui seda Tartu vanglat hakati ehitama. See oli ju väga-väga kallis projekt ja juba siis ilmselt olid need kriitikud, kes ütlesid, et ärme tee seda, et see on kallis, meil ei ole seda nii palju vaja, et teeme need, laiendame olemasolevaid, teeme neid korda ja nii edasi, Tallinnas ja kus me need vanglad on, et ärme tee seda Tartu vanglat, tehti ära ju saadi Euroopa Liidus saadi rahad, võib-olla olid Euroopa Liidus juba siis pikad projektid, eks ole, et anti rahad, et ehitada siis vange, sest nad ju teadsid, ega siis need inimesed, kes immigrante sisse toovad, ega nad ei ole ka päris rumalad, nad ju teavad, mis sellega kaasneb. Ikka muidugi toovad, sest et see on globaalne agenda, globaalne poliitika. Nad ei oleks sellel kohal, otsustajate kohal, kui nad ei teeks seda kaasa.
ja juba siis anti, eks ole, liikmesriikidele raha, ehitage vanglaid ja siis ehitati see Tartu vanglas, seal on väga palju euroraha sees ja mis selle tulemus on? Selle tulemus ongi see, et Liisa Pakosta kargab praegu vupsti oma karbist välja, tuleb meile pulti ja hakkab leelutama, kuidas meil on üks vangla, mis on tühi ja me peame nüüd tegema seda ja seda. Et see kõik on tegelikult üks, ma ütleks isegi, ega see ei ole eile sündinud kellegi peas, see on pikaajaline programm, mis on nagu ühendatud selle globaalse agendaga ja see on jõudnud ka siia lõpuks meieni. Väga õige, Monika, see on pikk plaan rahvusriikide hävitamiseks, et iga külje pealt küll tulevad need välistööjõuseadused, et nad saavad ennast siia registreerida ja isegi töötuna siin olla välistööjõud, et kõik see vaikselt tüki haaval murendab meie rahvusriiki, meie turvatunnet. Me näeme, mis Rootsis toimub, me näeme, mis seal Soome linna äärtes toimub, et kohad, kus iga päev põletatakse, naistel lõigatakse kõri läbi ja nüüd meie tuleme siia ja tahame, tähendab see nullipartei tahab Eestisse luua samasugust olukorda ja jõuame veel ühe totaka seaduse juurde, milleks on siis nii-öelda nõusoleku seadus, millega siis tekitatakse justkui selline ettekujutus või mulje, nagu tegeletakse naiste turvalisusega. Aga Eva, ma tahangi sinu käest küsida, sa just tegelesid selle teemaga tõsisemalt, et mis toimub teistes riikides naistega, kus on see moslemi kogukond väga suureks läinud. Kui me enne rääkisime sellest Rootsi siis kuritegevusest ja asjast, et tänu immigratsiooni kasvule seal on ju hüppeliselt vägistamised suurenenud. Et kui ma nüüd ei eksi, siis see oli, ma praegu jään selle numbri võlgu, aga see on väga-väga suur. Ja praegu avalikustatakse Suurbritannias neid vägistamisjõukude raporteid ja seal on üks poliitik, kes toob praegu neid nagu andmeid välja ja siis on, et minimaalselt on kannatanud 250 000 valge klassi tüdrukut, kes on siis moslemi meeste poolt ära vägistatud. 250 000. Ja see on siis aastate vältel ja neid kuritegusid ikkagi tuleb välja, et on politsei aidanud kinni metsida, mis on väga õõvastav. See on õõvastav, seda enam, et Inglismaal ju kehtib see nõusoleku seadus. Jah, praegu selle vastuse me võlgu, aga Rootsis küll. Nii et nõusoleku seadus ei aita selle vastu. Ja kui me tuleme nüüd enda Eesti juurde siia tagasi, siis ma ausalt, ma ei saa sellest seaduse mõttest aru, et me oleme ikkagi turvaline riik, eks ole. Meie inimestel on arusaamine, et seksuaalsuhetesse astutaksegi vastasel nõusolekul, aga see nõusoleku seadus nüüd selle üle juubeldada, mul tõesti, ma ei saa sellest aru. Ja kui ma toon siia veel juurde numbrid, otsisin välja, et meil on aastast 2024 seksuaalkuritegusid kokku 746. Ja pange nüüd tähele, sellest 647 on suunatud alaealiste kannatanute vastu. Ja nendest 647 omakorda on kannatanud siis väikesed tüdrukud kõige rohkem, aga 15% on ka siis väikesed poisid. Ja ehk siis seksuaalkuritegudest 85–90% on laste vastu. Ja millega meie tegeleme? Reaalselt millega me tegeleme? Meile ei ole toodud Riigikokku seaduseelnõud, et me karmistame näiteks pedofiilide, eks ole, seadusi. No meil vastupidi, meil ju lõdvestatakse neid karistusi. Meil on tegelikult seaduses ju olemas, et kui karmilt tuleb karistada, aga meil vastupidi karistust ei rakendata, tehakse mingi tingimuslikud seadused või karistused, et jah, nüüd mõelda, et nõusoleku seadus samas suures osas on kannatajad vägistamistes lapsed. Ja sellega ei tegeleta. No, ma ütleksin ikkagi, et tuleme selle tühja vangla teema juurde tagasi, et see tegelikult haakub ka selle sama asjaga, et kui meil on nii palju neid laste vastaseid, vägivalseid, räigeid seksuaalkuritegusid ja me ei ole neid karistanud, me ei ole nende tegijaid pannud ise vanglasse ja ütleme siis, et meil on vanglad tühjad ja samal ajal lähme
nagu täiskasvanute suhteid hakkame nõusoleku seadusega reguleerima ja samas, mis on nagu selle puhul veel eriti nagu päris suur teema, on see, et see tekitab mitte õigusselgust, vaid tekitab õigusselgusetust. Ehk et kui ma enne rääkisin sel teemal, eks ole, kuidas selles liiklusseaduses tõlgendab näiteks üks amet ühte seadust, mis on alguses üheselt mõistetav, et peab olema, siis nemad suudavad ka selle ära tõlgendada endale kasulikult. No mitte endale, vaid ka see, et riigile saab trahve korjata, siis nad on pannud nagu need kaamerad rahamasinana tööle. Aga kui me nagu seda peame hakkama praegu nagu täpsustama veel ühe sõnaga, et oleks üheselt arusaadav, sest et ma mäletan, et kui me seda seadust arutasime, siis käis ka see jutt, et seadused peavad olema üheselt kõigile arusaadavad ja siis mitte ainult nõusoleku seadus, neid seadusi on meil siin teisigi olnud, seaduseelnõud, kõik ideoloogilised seaduseelnõud tegelikult on ju sellised, mis jätavad nii-öelda tõlgendamisruumi, mille kohta ise ka need, kes toovad meile neid seadusi, ministrid, ütlevad täiesti avalikult välja, et eks siis kohtupraktika hakkab seda pärast sisustama. Ja selle nõusoleku seaduse puhul öeldi täpselt seda sama, ehk et see on jällegi väga halb või selline õiguspraktika, seadusandlik praktika, et me võtame vastu seaduse, nagu see nõusoleku seadus on, kus inimesed, kes on selle seaduse subjektid, see peab hakkama reguleerima meie kõigi elu, aga meie kui seaduse subjektid ei saa keegi üheselt aru, kuidas me siis peame käituma, kuidas me tohime käituda, mis on keelatud, mis on lubatud ja pärast siis ühesõnaga, ja siis kohus hakkab otsustama ja seal on nagu ütleme, see nõusoleku seaduse puhul on, ma räägin ära selle loo ka, mis meil Riigikogus selle arutuse käigus oli ja minu meelest see on nagu väga-väga hea point, mis väga täpselt inimestele nagu näitlikustab ära selle nõusoleku seaduse absurdsuse. Ehk et Riina Sikkut, sotsid on ju väga nõusoleku seaduse poolt, Riina Sikkut kargas pulti ja ütles, et nõusoleku seadus on üks hea asi, et kui mina näiteks ikkagi praegu küsin siin selle Mait Klaasseni käest raha, tema annab mulle nõusoleku, et ma võin minna selle raha eest pitsat ostma, siis ma võtan Rain Epleri käest, küsin autovõtmed, et ma saaks selle pitsa järgi minna, käin ära, tulen tagasi, ostan pitsa ja ühesõnaga ma olen nõusoleku saanud, et saan raha ja saan auto ja nüüd ongi kõik hästi, nõusoleku seadus just seda tähendab. Ja siis me seal tegime suured silmad ja itsitasime natuke ja siis Rain läks ja ütles, et vaata Riina, et sa siin seletasid nagu püüdsid näitlikustada siis seda nõusoleku seadust, aga sa jäid poolele teele pidama ja seal see probleem ongi, vaata, kui sina saad Mait Klaasseni käest raha, ta annab sulle praegu nõusoleku ja saad Rain Epleri käest autovõtmed, aga ja sa ütled pitsa ära ka ja siis hommikul näiteks ütleb Klaassen, ei, mina ei ole nõusolekut andnud, et mina pole sulle raha andnud, ei, mina ei ole sellega nõus olnud, Rain ütleb, mina sulle autovõtmeid ei lubanud tegelikult. Siis ongi nii, tegelikult oled sa varas ja sa oled ärandaja ja see nõusoleku seadus täpselt seda sama asja tekitab, et isegi kui mingil põhjusel inimesed teevad, mida nad teevad ja see nii-öelda nõusolek on olemas, siis hommikul või 2 kuu pärast või 2 aasta pärast või isegi 20 aasta pärast, nagu nendes riikides, kus see nõusoleku seadus kehtib, 20 aasta taguste juhtumitega võib üks pool tulla ja öelda, ma ei andnud sulle raha pitsa ostmiseks ega luba ja sina ja ühesõnaga sulle ma ei andnud autot ega autovõtmeid. Arendame teemat edasi. See oli huvitav Riina Sikkuti näide. Kusjuures nõusoleku seadus ei ütle, kuidas täpselt peab nõusolekut andma või kuidas seda peaks fikseerima. Üks võimalus on nõusolekut näidata ka kehakeele kaudu. Mina näiteks mõtlen, et kui Riina Sikkut juba läheb selle autot ja pitsat küsima, äkki tema kehakeel
tähendab juba nõusolekut millekski muuks, sest kui naine selliseid asju võib-olla seal teeb ettepaneku, kuuled Rain ja Mait, et üks toob pitsa, teine annab auto, seda võib ju väga mitmeti tõlgendada ja nüüd peab kohus välja leiutama, et mida mõtles Klaassen, kui ta selle pitsa raha andis ja millised ootused võisid Rainil tekkida, kui keegi temalt autot küsib. Just ja väga huvitav see teema, eks ole, ütleme selle nõusoleku ja ütleme kogu nende inimsuheteid reguleeriv seadus nagu nõusoleku seadus on, et kuidas see siis nagu, mida see siis veel hõlmab? See tegelikult hõlmab väga tugevalt ju sellist asja nagu manipulatsiooni, mida ükski kohus ega ükski seadus ei suuda tagantjärele kindlaks teha ja ei suuda sellele ka nime anda. Ehk et kui Riina Sikkut näiteks manipuleerib kuidagi Mait Klaassenilt selle raha välja ja manipuleerib Rain Epperilt selle raha välja, eks ole. Ja siis nad nagu ongi tardunud, neil tekib tardumusolek ja täpselt nagu nõusoleku seaduses oli see. Mõlemal mehel tekib tardumusolek, annavad ära oma raha, annavad ära autovõtme. Hommikul see tardumusseisund kaob ära. Ja tekibki sõna olukord. Ja siis lähevad kohtusse või politseisse, ütlevad, et Riina Sikkut varastas ja ärandas. Ja see on ka sõna vastu. Kohus peab leiutama. Seda nagunii. Ja vaata, siin juhtub väga oluline asi. Siin kaob justkui see süütuse presumptsioon ära. Sa oled juba ette süüdi, nüüd sa pead hakkama tõestama. Ja muide on üks selline näide elust enesest, mis puudutab Tartu Ülikooli raamatukogu direktorit Martin Hallikut. Kui ma õigesti mäletan, siis temal oli ju ka kõik väga hästi, nõusolek oli olemas, kuni olukorrani, kui mindi tülli. Ja seal oli veel ohtlikum selline aspekt juures, et Hallik oli oma selle suhtega siis alluvaga suhtes ja seal oli juba vägistamine justkui sisse kirjutatud, kui sa oled ülemus ja sul on alluv, siis alluv annab kindlasti nõusoleku ainult sellepärast, et ta kartis oma ülemust. Et oli manipulatsioon. Jah, et oli ülemust. Aga tõmbame nendele jubedatele seadustele ja absurdsetele seadustele joone alla. EKRE on andnud lubaduse, kui me saame võimule, siis pöörame Eesti jälle normaalsele kursile, tühistame need jaburused, et lõpuks me ka aru saame, kuhu me liigume ja mida me siit elus tahame. Ja selles mõttes, ma kindlasti ka veel kinnitan üle, ehk et kõik vägistamise ohvrid ei pea nagu kartma nüüd, see, mis sa ütlesid, et nõusoleku seaduse me tühistame ära, aga mitte ükski vägistamise ohver ei pea kartma, et ta jääb kuidagi ohvriseisundisse või et ühesõnaga see, kes on talle kannatusi põhjustatud, ei saa karistada, sest et paralleelselt me hakkame jõustama päriselt ka neid karistusi, mille all tõesti naised ja ka nagu ütleme, see numbrid, mis on kõik lapsed, on kannatanud ja kannatavad hoolimata sellest nõusoleku seadusest ja kõigest, et kõik need karistused päriselt ka jõustatakse, need inimesed, kes päriselt ka need koledaid tegusid toime pannud, päriselt saavad karistada. Ja ega siis kuhugi ei kao ju karistusseadustiku paragrahv 141, mis käsitleb vägistamist ja käsitleb ka neid olukordi, kus on sõna vastu, käsitleb ka neid olukordi, kus on tardumine hirmust, kõike käsitleb, et see nõusoleku seadus on pigem selle Istanbuli konventsiooni nii-öelda tellimus, aga lähme siit positiivsete teemade juurde. Muide, suvel algab meil presidendi kampaania ja Eva, kes on EKRE president? Märk on rinnas. Ja ei keegi muu kui Mart Helme ja Eestile Eesti president. Ja tegelikult ka, Moonika, milline peaks olema Eesti president? No selline nagu Mart on. Milline on Mart, Eva? Mart on, ma ütleksin, et paremat presidenti Eestile ei saaks valida, kui Mart on. Tal on niivõrd lai silmarilg, tal on lai poliitiline kogemus ja ta on inimesena inimlik.
et mis on nagu oluline, et tal on südametunnistus, et no näiteks kui ma tulen tagasi nende seaduste juurde, eks ole, 24. aasta lõpus president Alar Karis kuulutas välja, eks ole, selle lastekaitseseaduse, mis lubab, eks ole, lasteasutuste pedofiilid tagasi. Mart poleks elu sees sellist asja teinud. Just. Mart on president, kes armastaks Eesti rahvast ja ma arvan, et me jõuame ka mingil hetkel ringiga sinna, et Eesti rahvas peaks saama valida omale presidenti otsevalimistega, siis kunagi ei valiks Eesti inimene mingit Kersti Kaljulaidi või Toomas Hendriki Ilves, kes oli purjus avalikult ja neid naisi vahetas. Aga ühesõnaga, me lähme väiksele suvepuhkusele ja leidke meid õuest, me oleme presidendi kampaaniat tegemast, kogume allkirju ja kui teil hästi läheb, näete Marti ka. Jah, ja olge hästi aktiivsed presidendi kampaanias, meil on EKRE e-poes ka väga-väga vahvad fännitooted, üks nendest on mul siin ka rinnas, see on märk, aga meil on T-särgid, 2 sorti, riideskotid ja pastapliiats. Ja tekstid seal peal on väga head, mina kirjutan kõigele alla, eks ole, et Mart on Eesti president või kuidas see oli see? Eesti president. Ja teine on see, et Martil on alati õigus. Just nimelt. Aitäh vaatamast ja puhake ka. Sügisel näeme kindlasti. Kõike head.